Auto eest tuleb hoolitseda ju aastaringselt, küll vahetada õlisid ja hoolitseda üleüldse tema heaolu eest, aga kas on ka oluline, et aastaringselt ka autot puhtana hoitakse? Jah, otse loomulikult on, ja ma ütleksin, et just eriti talvel, sest talvel, mis meil teedel on, sool, kõik see külmad temperatuurid, sula, külm, et see mõjub autole väga halvasti. Aga kas tõepoolest on mingi selline väär arusaam siis, et talvel pole vaja pesta? Meie kogemusel küll, et talviti inimesed käivad pesus vähem, kuigi me just arvame, et just siis tuleb rohkem käia, kuna kõik see sool, mis teede pealt auto külge tuleb, see, mis ta teeb, ta paneb niiskuse nii-öelda auto külge kinni, auto on kogu aeg niiske, tekib selline soolalahus, mis kiirendab ka rooste teket. Aga kui siit puhta autoga välja minna, siis sirge lõpus on auto ju jälle soolane. Jah, kindlasti, aga mustus jääb paremini kinni mustale autole. Meie soovitame käia nii-öelda professionaalide juures, eriti siis, kui on selline soe ruum, mis on ilmastiku eest kaitstud. Mida paljud inimesed teevad, on võib-olla nad lähevadki sinna sellesse survepesulasse, mõtlevad, et seal lasen ruttu survekaga ära, on puhas. Aga külmad temperatuurid, see vesi jäetub kohe ära, kui auto külge läheb. Ehk siis see ei puhasta tegelikult mitte midagi. Võib-olla mingi osa saad maha, aga kui sa ikka keskendud, sa näed, et seal see sool ja pigi ja kõik jääb auto külge. Sellises soojas ruumis me saame ikkagi auto üles sulatada, soojas temperatuuris tuleb sool ilusti maha, sooja veega me saame selle soola lahti lahustada, kõik saab puhtaks. Ja jällegi kõik need ained, mida me kasutame, kemikaalid, pesuvahendid saavad paremini mõjuda just soojas temperatuuris. Aga talvel on ju eripärasid veelgi, kui me nüüd sellest külmast rääkisime, siis ma arvan, et iga autoomanik on ühel päeval või hommikul avastanud, et ukselink kipub kätte kinni jääma ja uks ei tule üldse lahti. Just, et millest see tekib on jällegi niiskus. Kuidas jäätumist vältida on just see, et soojas pesed, kuivatad ka kohe auto ära. Ehk siis kõik need tihendid, kõik vahed me kuivatame ära suru õhuga, rätikutega ja mis meie veel juurde teeme, me määrime need tihendid silikooniga, mis hoiab niiskust eemal ja ei teki seda jäätumist. Üks asi, mida inimesed tihti võib-olla unustavad, on see, et jah, see sool on kõik meil autost väljas, aga samamoodi on oluline ka sisepesu, sest et saabastega kõigega me viime seda soola siin auto sisse. Eriti just põrandad, eriti just näiteks istmed, kui on väike laps autos, nad ikka alatsitega lähevad auto tagaistmele vastu, et ka sisepesu on samamoodi oluline, et mitte seda soola sinna kõike saada. Igal juhul paistab, et teie teate, mida teha ja kuidas õigesti teha, kuidas teid leida ja kuidas tuua oma auto ütleme spaasse. Meid võib leida sotsiaalmeediast pesukratid või siis pesukratid.ee. Seal on meil väga mugav broneerimissüsteem, saate broneerida ja juba kas või homme auto meie juurde pessu tuua.